Tartu mees Jaanus Piller on järjekordse abisaadetisega Ukrainasse rindejoone lähedale jõudnud. Sõdurid ja sõjaveteranid aitavad koormat maha laadida. Все размеры ключей, все. Даже больше, чем Це окопні свічки бачу по этому. Да, так. Є великі, є малі, це окопні свічки. Abi läheb asja ette, kuna abisaadetis pannakse tellimuse järgi kokku ja antakse käest kätte. Jaanus Piller on üks nendest, kes ukrainlastele abi viib ja nagu näha on seda tarvis. Ainult et raha, mille eest abisaadetis kokku pannakse, jääb üha vähemaks. Kõige kiuste valmistab ta oma 20. Ukraina sõiduks. On hea, kui inimesed täna telefonikõned vastu võtavad ja ütlevad, mis olukord on. Aga tihti on olukord selline, kus isegi telefoni enam vastu ei võeta. On olemas inimesed, kes on mind toetanud 22. aastast alates. Ma kutsun neid oma mudasõpradeks. See on siis offroad ringkond, autosportlased, kes mõistavad seda ühtsustunnet ja teavad, et on vaja toetada. Nende toetus on endiselt veel alles. See väheneb, aga nad endiselt veel toetavad. Lisaks sellele on veel jäänud mõned kodukandi ettevõtted, kes panevad käe alla veel, aga ka neil on järjest raskemad ajad. Invavarustus, varjevõrgud, kaevikuküünlad, tööriistad ja muidugi autod kuluvad rindel väga ära. Tänaseks on juba täiesti ükskõik, milline auto on, kui ta on enam-vähem tehnilisest seisukorras, on ta bensiin, on ta diisel, on ta automaat, on ta manuaal, tähtsust ei ole. On lihtsalt masinaid vaja, kuna see varustamine ja ringi liikumine läheb iga korraga järjest raskemaks. Nii et kui keegi soovib aidata, tal on jäänud mõni auto seisma, ükskõik mis marki ja on tehniliselt enam-vähem normaalses korras, võtke ühendust ja pakkuge kindlasti. Korruptsioonist pole Ukraina lahti saanud. Sellest vabanemine võtab väga palju aega. On siis üldse mõtet seda riiki toetada? See ei tähenda seda, et seal ei oleks inimesi, kes vääriksid paremat elu ja paremaid tingimusi. Kui sa käid ise rindel ära ja näed neid, kes oma higi verd valavad seal, et tagada oma peredele kodu, tagada oma keel, oma maa, haridus oma lastele, kas me peaksime jätma selle pärast, et nad tahavad rahus elada, nende toetamise? Kindlasti mitte. Kes tahab toetada Jaanust, leiab tema kontaktid Facebookist. Kes tahab toetada kedagi teist, leiab vajalikud andmed samuti sotsiaalmeediast.